kallis 12A. Minu armas 12B. Head majandusnoored. Armsad 12. C-klassi õpilased. 12C, 12D. No nii, armas 12D. Tere, kallid hommikad! Armsad teatrikad. Bonjour, 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 chers élèves. Hea 51. D. 51. lend on seksikas, segane, salakaval, siivutu, soe ja sisukas. Et ma hakkasin seda sõnavõttu ette valmistama seekord väga aegsasti. Siis, kui me just jälle parasjagu ei olnud võitnud Playbooksi. Mida me ju võitma ei läinudki. Seega olime täpselt täitnud oma eesmärgi. Aga millegipärast oli ikka natuke kahju. Või palju, kuidas kellelgi. Küllap ka sellepärast, et just sellel hetkel sai võib-olla nii mõnelegi selgeks, et mingisugune unistus jääbki täitumata. Me ei võidagi seda enam kunagi. Mida ma selle pika sissejuhatusega öelda tahan? Elu, mis jumal paraku võib vahel olla väga kole, hirmutav, pingutust nõudev, on sellele vaatamata ka väga ilus ja pingutust vääriv. Kas või sellepärast, et vahel tuleb sulle koridoris vastu keegi ja ütleb, et teil oli megalahe kava. Ja uskuge, ta ei ütle seda sellepärast, et teile meeldida, vaid sellepärast, et te andsite tema ellu ühe ilusa hetke. Mina olen teie käest neid hetki saanud. Alates 10. klassi reede õhtutest, kui te tulite koridoris stepist alla, mina jätsin oma klassi ukse lahti, sellepärast et kuulda, kuidas te pärast muusikatundi koos laulate. Ja lõpetades selle talviste seiklustega Nõmmel, kui te minu köögis piparkohtki küpsetasite. Ma loodan, et need hetked ei jää viimaseks ja soovin väga, et te ise pingutaksite selleks, et neid hetki teistele anda ja saaksite teistelt neid vastu ka. Kõike head. Mul on niisugune tunne, just kui eile oleks lõppenud meie majandustund, kus me diskuteerisime, arutlesime, leppisime kokku uusi tähtaegu, uusi külalisi, kaitsesime oma erinevaid projekte. Et te olete minu 6. lend siin gümnaasiumis ja iga kord ma mõtlen, et ei tea, kas järgmised lennud saavad olla paremad. No võta näpust, olete. Et mis märksõnadena nagu meelde on jäänud? Et kõigepealt, kui te 10. klassi tulite, minu jaoks oli nagu hämmastav see, et nii noored inimesed saavad olla organiseeritud. Te olete kogu aeg nii hästi asju ära organiseerinud. Minul klassijuhatajana on olnud väga-väga mõnus, et minu eest on palju asju ära tehtud ja väga mõnus on olla. Armsad noored, ma väga soovin, et te julgete vastu võtta elu väljakutseid. Ja mul on ka soov, et te aeg-ajalt julgete ujuda vastuvoolu. 2 näidet elu väljakutsetest. Sellel aastal asusin ma õppima balti-saksa kultuuriloo mikrokraadi programmi. Ja minu rõõmuks tuleb mul korraldada ja läbi viia Padise mõisas 18. sajandi aegne lõunamenüü. Ja veel kord rõhutan, kokkamine on 20 inimesele. Retseptiks on metsapraad, oblikasupp, puding, tuvirind ja muud toredad asjad. Raudselt kukun läbi, aga raudselt võtan väljakutse vastu ja lähen kohale. Ja teine väljakutse. Ma lubasin teile suvel, et ma õpin tegema ümmargusi pannkooke. Katsetasin, proovisin, nädalavahetusel ka, aga välja tuli, mul on kaasas ka, välja tuli plönn ja
kaapisin need tükid kokku, võtsin kaasa ja mõtlesin, et päästan ära, et selle plönni sees on või plönni peale panen maasikamoosi. Katsusin, kas see midagi päästab, kahjuks ma olen unustanud maasikamoosile lisada suhkrut. Ja kui ma seda siis plönniga koos maitsesin, siis oi uue, hull! Ma unustasin panemata suhkru ja see on päris soolane. Ma luban, noored, et kui te olete lõpuaktusel, siis ma teen ümmargused pannkoogid magusa maasikamoosiga. Nüüd järgmise märksõnana, mis mulle nagu kangastub kohe, on playbox. Et ükski varasem klass pole mind lavale saanud, aga teil on olnud olemas see läbirääkimise oskus või ärarääkimise oskus, igal juhul sinna te mind saite. Et selle eest 10 punkti teile. Siis järgmine, kuulge, mis kamm nende klassiekskursioonidega on? Ei oska öelda, kogu aeg on mingisugune kala sees nendes, mõelge. Ja siis kõikidele 12-ndikele ma soovin ja ka enda 12-ndele, et head unistuste täitumist, liikuge oma unistuste suunas, aga ärge unustage ümbritsevat. Et teil säiliks ikkagi see inimlikkus, empaatiavõime. Ja mul on üks soov. See soov on raamatust Karupoeg Puhh ja raamat on minu lemmikraamat loomulikult sellepärast, et armastus magusa vastu minul ja Puhhil on sarnane. Ja raamatus on lõpus üks niisugune mõte. Christopher Robin läheb ära kooli ja Puhh jääb 100 aakri metsa. Ja lõpeb see ühe mõttega, mis on minu soov teile. Jah, Christopher Robin, sõnas Puhh abivalmilt. Puhh, kui ma hakkan, sa tead ju, kui ma enam seda mitte midagi teha ei saa, kas sa siis ikka tuled mõnikord veel siia? Mina või? Jah, Puhh, aga kas sina tuled? Jah, Puhh, tulen. Ma tõotan, Puhh, et tulen. Siis on hästi, lausus Puhh. Puhh, tõota, et sa mind ei unusta. Mitte iialgi, isegi siis, kui ma 100-aastane olen. Puhh mõtles natuke, aga kui vana mina siis olen? 99. Puhh noogutas ja ütles, jah, ma luban, et ei unusta. Ilusat elulendu. Tere noored, mul paluti siis ka rääkida paar head ilusat sõna. Ühtlasi saadeti sõnum, et ära tule mustades ega valgetes riietes, nii et see on kõige värvilisem, mis ma olla suudan. Ma soovin teile kõigile tulevaseks eluks jõudu ja jaksu. Teil on see suur rõõm ja samas ka, kuidas ma ütlen siis, karm reaalsus, et teil on kõik teed valla. Te saate kõike teha, mida iganes te ka ei sooviks ja ma ütleks, et see on natukene ka teie jaoks keeruline, sest et mida valida, kui kõike saab valida. Minu multiseltskond. Aeg on välja kolida ja seda sõna otseses mõttes. See tähendab, Hugo Leinola, sina ole hea, minu ruumis laiutab üks seinakapp, vii see nüüd koju keldrisse tagasi. Siis Kaur, tulevasteks Vilmiõhtuteks minu ruumis riiuli peal ootab kapi otsas üks videomaks sind, see võiks koju tagasi minna. Hugo Saks, Indilindiks tegid ühe väga ilusa kalligraafilise sildi paar. Vot see nüüd võtta endaga kaasa ja riputa oma päris tulevase paari ukse kohale. Siis Endrik või siis Laura. Diivani taga minu ruumis on Anne Veski valimisplakat. Usun, et leiate sellele veidi parema reklaampinna. Noora või Iti, ole hea, 3. korrusel auditooriumis tagapingis ootab sind roosa papist auto, millega me lavalaudu vallutasime. Sõida sellega nüüd koju. Ja siis igaüks teist. Minu ruumis on kevadet oodanud juba päris pikalt
erinevad konversid, pane jalga ja ole hea, pane selga oma leekiv punane talaar. Ühesõnaga, tuulutagem tuba ja seadkem end väljalennuks valmis. Ma soovin teile seda, et te leiaksite oma kire. See on niisugune klassikaline asi, mis ma iga aasta küll ütlen, aga tõesti, mida iganes te ka tulevikus tegema ei hakka, et te teeksite seda kirglikult. Ma vannun teile samal sügisel, kui mina lõpetasin omal ajal teie vanusena keskkooli, siis mina väga kirglikult keerutasin kõiki kabanasja, Frankfurtereid ja Chorizo'si laagri Statoilis, siis oli see Statoil veel. Et tehke kõike, mis te teete kirglikult, andke endast maksimum, armastage ennast, armastage teisi ja kui keegi peaks filmindusse minema, oleks ju ka väga tore, et käisin just eile seminaril ja seal Eesti üks juhtivamaid filmiprodutsente Katrin Kissa ütles sellise asja, et Eesti filmitööstuses praegu saab töötada suhteliselt ainult ühe motoga ja see on saame hakkama vibes. Nii et ka teile siis ma soovin väga-väga palju seda hakkama saamis vibe. Jõudu! Mul on suur au ja ülim õnn olnud teiega koos veeta 3 ägedat aastat. Ehk siis üheskoos läbida 3-aastane küpsuseksam, gümnaasium. Ja ega ma hästi ei teagi, kuidas ma ilma teieta nüüd hakkama saan, kui ei ole neid hommikusi kohtumisi minu põhjatu kommipurgi juures või siis ei ole silmast silma, südamesse vestlusi minu nii-öelda bussiootepaviljonis. Või siis peangi nüüd päriselt üksi minema kõigile nendele ägedatele kooriüritustele, millest me üheskoos päris tulihingeliselt osa võtsime. Aeg ehk annab arutust. Mida teile siis edasisele eluteele kaasa soovida? Kui unistada, siis ikka suurelt. Kui lennata, siis ikka kõrgelt. Julget peale hakkamist uute kõrguste ja kauguste vallutamisel. Ja ära lepi vähemaga, et püüa ikka päris kõrgele kaugele. Ükskõik milles, ükskõik millal. Ja tulge ikka kooli tagasi ka, sest tore oleks teid edaspidi ka teada ja tunda. Olge hoitud ja osake ka ise endale kalleid inimesi hoida ja armastada. Tänu teile on tegelikult minust saanud õpetaja. Kui ma tulin esimest korda siia kooli, siis teie olite need, kellega ma alustasin. Ja ma võin südamest öelda, et kui teie poleks olnud minu esimesed õpilased, siis minust võib-olla poleks saanud ka õpetajad. Et tänu teile oleme täna siin ja armastan oma tööd. Ja mis ma võib-olla teile kaasa tahaksin anda, on see, et kuula alati oma südant. Ja? Ernst Hemingway on öelnud, et mõtle selle peale, mida sa praegu teed. Ja mina lisaksin, et mõtlege selle peale, mida su süda ütleb. Ja? Et elus jõuab igasuguseid asju teha, aga südant väga vähe kuulata. Et ükskõik, mis raskus või otsus sul on vaja vastu võtta, siis kuula kõigepealt oma südant. Et ma tänan teid meeletult, et te olite minu esimesed õpilased, et te võtsite vastu kõik minu head ja vead ja et me oleme jõudnud täna nii kaugele. Kõige ilusamat eluteed teile. Mida teile kaasa öelda? Et tegelikult alustaks natuke see minu pärusmaalt. Et me oleme koos viibinud siin 3 õppeaastat. Väga väike number, teile väiksed numbrid ei meeldi, ma tean. See on siis 27 kuud või 108 nädalat. No ikkagi vähe. No aga võtaks siis 38 700 minutit, juba varem. Aga veel rohkem meeldib mulle sekundid. Need on lausa üle 2 322 000 sekundi. Ilus arv, aega kui palju. Aga kõik see sõltub ju vaatenurgast. Öeldakse, et klass pidi olema klassijuhataja nägu. Ma vaidlen vastu, sest 10. klass, täielik kaos. Meil on klassis 10. klassi algus oli väga palju selliseid isiksusi, kes ei mahtunud kuidagi hästi ühte ruumi. Meil oli pisaraid, meil oli solvumisi. Meie läbirääkimise oskus oli täiesti ligadi-logadi. Aga
Tants ja trall ja pillerkaal oli tegelikult kogu aeg meil olemas. Ja väljasõitudel te näitasite, et ükskõik, kus muusika mängib, olgu see Vilniuse tänaval, ikka 10 teie oskab tantsida. Mesdemoiselles et messieurs, tere ja aitäh, et te olete need 3 aastat ja koos minuga ühes paadis reisinud. Aga praegu ei ole veel lõppjaam, sest reis jätkub veel. Ja siis, kes edasi läheb või rongiga, kes autoga, kes lennukiga, kes laevaga. Ja ma soovin kõigile teile head reisi. Ja palun ärge unustage laulu, mis meid ühendas need 3 aastat. Ja siis esimene, mis oli? Esimene oli koos minuga, siis oli le vent souffle comme un fou, il mugit dans la forêt, il s'éloigne, disparaît. Noh, juba minu moodi hakkasite välja nägema võib-olla 11. klassi lõpuks, kus tuli juba rahulikkus, oskus teist ära kuulata, teha ettepanekuid. Ja 12. klass, no vot ja nüüd on olukord see, et kui palju võiks veel teha, kui palju võiks veel rääkida, aga te lähete ära, jätate mind üksi. Jätke meelde endale, et me olime ainuke klass, kus oli iga päev koos meiega 2 loodusime, see oli päike ja lumi. Üks annab elule valgust, teine annab mageda vee, hoidke neid alati kaasas. Mis ma siis veel võiks teile öelda? Sellest, kuhu te tahate jõuda, on tegelikult praegult kõige, ma ütlen nii, nagu kunagi minule direktor ütles, Paul, sõnaga, ütles mulle kunagi, kui ma lõpetasin keskkooli. Ja mul on maikuu lõpus, ma kõndisin koolimas lilledega ringi ja ütles mulle niimoodi, et tead Ülle, et sa oled praegu maailma kõige targem inimene. Ja seda ma ütlen ka teile. Te oletegi praegu maailma kõige targemad inimesed, sest teil on absoluutselt igas valdkonnas võimalus ennast arendada, sest alates järgmisest aastast te juba unustate ära, mida teile rääkis ajalooõpetaja, mida rääkis keemiaõpetaja, mida rääkis matemaatikaõpetaja, mida üldse teil koolis räägitakse, sest olete valinud oma kindla suuna, mida te rohkem arendate. Aga praegult on teil kõik pagas igas valdkonnas edasi minna võrdne. Nii et stardipakk on päris tubli ja tugev ja nüüd sõltub ise, kui jõudsalt te sealt edasi hüppate, millisele leverile te jõuate, kui kaugele te jõuate. Mõelge, mida te tahaksite või kus te tahaksite olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 40 aasta pärast. Et see nüüd sõltub kõik teist endast. Olen aru saanud, et teiega võib luurele minna küll. Oleme koos läbinud edukalt luulelavastusprotsessi, kolistanud läbi ämbrite, astunud ämbrisse ja tõmbasime ka ämbri pähe. Kokkuvõttes näkkas küll, sest Jõgeva luulepäevadel sai meie lavastus vaeva alata, kui Vaariku rõõmurõkked üle saali kajasid. Nüüd oleme ühise kohtude jalge alla võtnud ja lõpptulemus tõotab head. Te olete üks ühtne kamp ja te soovite kõiges kaasa rääkida, panustada, kõike teha. Vahel on teie energia pisut ohjeldamatu, aga õnneks teil on olemas kollektiivne südametunnistus, mis ohjeldab möllu
ja suunab lõpuks tähelepanu optimaalselt ja täpselt. Arvestades kõike eelpool öeldut, on otsus küpsed ja eluks valmis. Teine oli: Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Teile mõeldes on paslik tsiteerida Koit Toome laulusõnu: mälestusi täis on atmosfäär, vaatan häid, kuid halbu ma ei näe. Soovin Katariina Truu sõbra ja ratsuga teile kõike head ning kapake elus kaugele. Meie elu käib, nagu sinu soid, üles ja alla. On olemas tõuse, on olemas langusi, on olemas ekstreemumeid. Et kui te tahate säilitada oma tulevikus seda ilusat aega maksimumis, siis püüdke hoida seda pikalt. Ärge kukkuge kiiresti auku ja kui te oletegi seal miinimumpunktis, siis tehke kõik selleks, et te ronite üles välja. Et jätke meelde, et alati peab olema mingi tagavara variant kaasas, et ei tea elu seeski, mis on teil järgmise nuka taga ootab, mis teid ootab järgmises languses või hoopis järgmises maksimumpunktis. Et püüdke sellist sujuvalt toimetada. Alati peab olema tõesti ootamatusteks valmis, sest mis toob homme, ei tea, elage hetkes, nagu on öelnud targad inimesed. Meil oli ka kolmas viimane meie laul, ma proovin, kui te saad ka laula, see ei ole paha, see on ka hea, ma proovin, meie viimane laul oli. Pour vous dire au revoir, nous voici tous autour de vous. Ce que vous nous avez fait, nous ne l'oublierons pas. Vous avez été pour nous pas seulement une école, mais une famille. C'est grâce à vous que nous devons notre bonheur. Nous ne saurons vous dire quel a été notre amour pour cette école que nous quittons et peut-être pour toujours. Nous ne saurons vous dire quel a été notre amour pour cette école que nous quittons et peut-être pour toujours. Merci beaucoup. Au revoir, mes chers élèves. Au revoir. Bonne chance. Olge oma kaaslaste suhtes leplikud, et kõik ei saa võrdsustada meie endaga, kõik ei ole meiesugused, kõik ei ole minusugused, on igasuguseid erinevaid. Et püüdke sellega leppida, leidke igas inimeses see hea, mis teile meeldib. Ja kui te näete, et midagi on inimestest nii meeldivat, siis püüdke see meeldivus ka endale luua, et millegi võrra ka ise ennast parandada. Ja kui on vaja tülitseda, siis tulebki tülitseda. Tuleb asju öelda vahepeal ka kõva selge häälega ja võib-olla isegi kõrgendatud häälega. Aga tülinad on tülitsemised tuleb ära tülitseda ja need ei tohi jääda vinduma. Et ärge kandke kaasas eilseid muresid ja probleeme homsesse päeva, et lahendage nad õigel ajal ära. Mul on nii meeletult hea meel, et te saite olla mu esimene klass ja niivõrd tore, jutukas, taibukas klass. Ja ma ei jõua ära oodata, millal ma saan uudistest lugeda, kui meeletult andekad te olete ja kõik oma unistused olete üle Eesti täide viinud. Ma tean, et te olete kõik sellised hästi seltsivad, hästi sõbralikud. No nii nagu te püüate omavahel nüüd praegusel suhelt, et see on meeletult armas kooslus, mis meil praegult klassis on. Et see, kuidas te üksteise eest hoolite, et kui näiteks
Kristinal oli vaja kindlasti üks suunamine teha, siis te olite valmis minema rääkima teise õpetajaga, äkki te saaksite hoopis temale anda, et see meeletu abivalmisus, et ärge unustage seda ära, hoidke seda kaasas endaga, kandke kaasas. Ja te kunagi ei tea, millal on teil abi just oma klassikaaslaste pool. Saate pöörduda klassikaaslaste poole, et tulevikus te ju ei tea, mis võib tuua teid, et millal te jälle kokku saate. Mis ma teile ütlen? Kõrget lendu, võimalikult suurte, mitte väga suurte sammudega edasiminekut, et vahepeal on vaja sellist pisikest kukesammul ka liikuda. Ja tegelikult, mis seal Lõuna-Eestis öeldakse, et see, mis sitasti, tuleb teha alati uuesti. Kenat päeva!